merd armastan ma väga, et merel, küll mul omal laeva ei ole või alust mingisugust ja paberit ka ei ole, aga iga kord, kui tekib võimalus merele saada, siis ma teen seda ja siis tunnen, et olen elus. Kuidagi asjad loksuvad pea sees paika. Tere tulemast karjäärikäänakutesse. Mina olen Kristjan ja räägin inimestega, kes mõnikord mõtlevad merest, aga eelkõige kelle elu on täis huvitavaid karjäärikäänakkuid. Ja kõigepealt üleskutse, kui sul või mõnel heal tuttaval, miks mitte ka kaugemal tuttaval, on huvitav lugu huvitavast karjäärist, anna ta mulle üles, kirjuta kristjan@karmo.ee. Karjäärikäänakut. Täna on minuga siia laua taha tulnud Keit. Tervist. Tere. Räägi, Keit, mida sa praegu tööalaselt teed? Ma proovin oma, kuidas nüüd seda nüüd siis nagu öelda, et unistust teha tööks siis või, et oma kutsungit või siukest, öeldakse, et hobi on ju, et nagu ma ei tea, mida see on, see ongi, et ma olen loonud mingisuguse nagu ametiposti, mida otseselt ei ole olemas, et mida ma saaks öelda, et nüüd ma olen nagu siis seda tööd teen, on ju. Et ma ei teagi, mis töö see on selline. Aga see on tihedalt seotud fotograafia. Jah, et ma teen pilte elust enesest, tänaval ja mujal looduses igal pool. Ja siis ma kuidagi püsin elus ja veel ei olegi välja täpselt nuputanud, et kuidas siis ta nagu finantsiliselt lõppkokkuvõttes peaks töötama, et kui ta nagu loomingu seisukohalt, et siis ma peaksingi hakkama nagu siis seda loodud loomingut müüma ja siis sellest elatuma, aga fotovaldkonnas on seda väga keeruline teha, sellepärast et inimesed väga ei osta fotosid. Et kas sul on kodus seina peal mõne fotograafi käest ostetud pilt? Ja tegelikult see probleem on, sorry. Mul on, aga see on nagu ka jällegi, et kas ma ise sain pulmakingiks, ehk siis ja, ei, kusjuures on enda ostetud ka ikkagi, aga need on perepildid pigem, et just tellimustöö. Et see on siuke lahendamata jäänud probleem, et inimesed tegelikult tahaksid ju oma seinasid kaunistada piltidega, aga selle ostmise protsess on hetkel väga siuke tüütu. Nüüd ma peangi vist selle ise ära lahendama, sest keegi teine ei ole viitsinud seda teha. Ja ma ka ei viitsi seda teha, keegi peab selle ära tegema, nüüd ma pean selle vist käsile võtma, et olekski mingisugune koht, kuhu saab minna, kus seinad ongi pilte täis, ma saangi osta, kui mul on mingisugune sõber, kes on suur motospordi fänn näiteks ja ma ostangi siis, meil on ju Jaanus Ree, kes on maailma parim WRC fotograaf, ma saangi sealt osta siis selle pildi, mis on juba raamitud, ma saan selle sama ära pakkida ja ma saan selle kohe ära kinkida. Praegu selleks, et mingit pilti seinale osta, siis sa saad võib-olla kuskilt pabertuubi sees selle pildi, sa pead raami hakkama otsima ja ühesõnaga see protsess on keeruline, pikk, ebamugav, keegi viitsi teha seda. Ja siis jah, ma ei tea, kas see vastab su küsimusele, aga see ongi nagu ma üritan nagu selle foto väärtust tagasi tuua. Sa tegid hiljuti sellise pika väljakutse endale. Jah. Tahad sa sellest rääkida? Ega muidu muus osas inimesed väga ei teagi mind. Ma tegin siis siukese väljakutse endale, kus ma Instagramis, sotsiaalmeedia platvormil alguses postitasin aasta aega järjest 366 päeva, iga päev pilte ja videosi sellest, kuidas ma pilti teen. Ja siis, kui see 366 sai täis, siis ma nagu pikendasin seda sutsu, sest mu eesmärk ei täitmata ja siis ma pikendasin ta 1000 päevani. Et raske see siis ikka olla saab. Päris raske oli. Aga alguses ei tundunud üldse raske. Ja siis lõpuks kulmineerus sellega, ma tegin 1003 päeva, iga päev postitasin pilte ja peaaegu iga päev ka videosid. Ja siis kasvaski rahvusvaheliselt populaarseks ja siis lõpuks seal oligi mingi 940 või 50 000 jälgijat. Nüüd on see number langema hakanud, sest ma lõpus ikkagi väsisin ära, ma ei jaksanud enam seda üleval hoida ja nüüd need numbrid kukuvad, aga see ongi okei minu jaoks. Ma ausalt öeldes ei
tea, kas kellelgi, mõnel eestlasel on Instagramis nii palju jälgijaid veel, et Teistes valdkondades on, et Tommy Cashil on seal üle miljoni. Siis on Kate Kulp, üks neiu, kes küll nüüd koliski USAsse ära, aga ta on ka Eestist pärit, tal oli 1, midagi miljonit. Üks väga hea treener Igor, tema sai just miljoni täis, et noh, neid on seal mitte palju, kes on justkui nagu löönud siis rahvusvaheliselt nagu laiali ennast seal. Et siuke fotograafi minu teda ei ole kahjuks veel, et no sul peaaegu miljon, aga nüüd langeb või nüüd? no nüüd ta langeb, eks ma kunagi võib-olla tulevikus püüan ta kinni, et ta ei ole mul olnudki eesmärk miljonit, mu eesmärk oli seal 100 000 täis saada, et siis äkki või noh 100 000 kui sai täis, mõtlesin okei 300 000, et siis oleks kõik jube hästi, et siis võtavad galeriid ühendust ja elu läheb heaks, on ju. No see nagu läks vähe üle sealt, et siis keegi nagu ühendust ei võtnud ja nüüd, kui ma olen nüüd nende suurte numbriteni, siis kunstnikuna, no see on see loomeinimese teega, et sa ei tohi olla populaarne ega jõukas, on ju. Noh jõukas ma ei ole, aga natuke populaarne olen ja siis keegi nagu väga tõsiselt ei võta mind enam, et sealt siis nüüd nagu nähakse mind kui nagu mingit influencerit või mingit sotsiaalmeedia sisuloojat. Noh, see ei ole mul nagu see mõte, et siuke järjekordselt olen sattunud kuskile kummalisse kohta, kus nagu ei ole kellegi otseselt nagu nõuga küsida ja siis peabki ise nuputama ja katsetama ja eksima hästi palju. Ja. Sinu see karakter, noh, et olgem ausad, see on ju karakter, eks ju, et millega sa neid videoid seal teed, et oleks ka siuke just rahvusvaheliselt nagu kõigile lihtsasti arusaadav ja kättesaadav. Ühtegi sõna sa seal ei ütle. No võt, üldiselt. Ma ei tea, kui paljud need kuulajad on näinud, aga ma teen selliseid videosi, kus ma justkui nagu mõmisedes ja näpuga näidates näitan, milliseid kaadreid ma hakkan pildistama ja siis ma pildistan selle. Hästi lihtne ja hästi, kuidas see eesti keeles öelda, inglise keeles on nagu to the point, et võimalikult kiirelt asja ivani viivaid videosi, et ei ole nagu mingit ilustamist ega liigset juttu. Ja tänu sellele see rahvusvaheline eduga, ma arvan, et tuli, et seal ei ole keelebarjääri. Ja väga paljusid asju on elus võimalik ära seletada ilma nagu kehakeelega. Ja sellele ma nagu olengi panustanud, et see on ka soovitus teistele, kes sotsiaalmeedias teevad, et ei tasu liiga palju seletada ega seda vahtu sinna ümber ajada, et tähelepanu on väga lühikeseks meil läinud ja tasub nagu kohe minna selle asja ivani, et see väljakutse pool sellest, et 1003 päeva lõpuks. Sa ütlesid, et 366 täis sai, kas siis veel tundus, et see on lihtne? Siis ta oli juba natuke raske, aga mul see siht või eesmärk, ma seadsin omale 4 eesmärki lõpuks kokku, sest ma olen siukse iseloomu tüübiga, et kui mul see üks eesmärk ära kukub, siis ma võib-olla jätangi asja pooleli, et mul peavad justkui nagu tagavarad olema. Ja siis, kui ma alustasin 3 aastat tagasi, siis oli ju meil see idanaabriga läbisaamine kuidagi eriti siuke küsimärgi all, et mis siis meist saab. Arvata nagu seda, et järgmise 1000 aasta jooksul meil siit ühtegi madinat üle ei käi, on nagu natukene naiivne ja siis oligi, et okei, kuidagi peab nagu talletama seda elu, mis meil siin on. Ja näitama ka siis nagu sellele maailmale, et me oleme olemas, me eksisteerime, sest me oleme ikkagi väga-väga väike. Ehk siis see oli mul üks eesmärkidest, et tuua ja maailmale nähtavaks Eesti, see, kes me oleme, mis me teeme, mis meil siin toimub, tegelikult on tore meil siin, meid tasub hoida. Siis oli see minu väike võitlus AI-ga, et nagu kui ma näitan videos, et ma teen pilti, siis keegi ei saa süüdistada mind selles, et see on nagu masinaga tehtud pilt. Ja siis vaata, mis seal need 2 eesmärki veel olid, et üks oli, nojah, et seal oli nagu siuke natuke esoteerilisem eesmärk ka, et just kui nagu selle loovuse enda teenimine, et loovus kui selline kõrgem, ürgsem jõud, mis meist läbi voolab, soovib avalduda, et just kui nagu mina olin nagu siis selle tööriist. Ja ma mäletan, kas mul vist 4. oligi äkki mingi isiklik teostus või midagi sellist, et ma olen alati ennast kuidagi nagu tahaplaanile lükanud, et nagu enda vajadusi,
enda nagu soove, et kuidagi nagu see teenimise pool on nagu parem mul. Ma funktsioneerin sellega nagu toimekamalt. Ja need eesmärgid ma nagu suuresti täitsin, et Eesti muutus nähtavamaks natukene tänu minule. Ma tean, et hunnik inimesi on tänu minule Eestis käinud. Ja kui vahepeal oli mul võimalus seda laulu-tantsupidu üles pildistada, noh siis ma sain ka nagu seda osa meie kultuuriloost näidata ja see tagasiside sellele oli täiesti nagu uskumatu, et Jaapanist ja mujalt ja mäletan ükskord oligi, et oli mingi päev, kus ma olin üle läbi märg. Noh, et seal pingutus oli väga suur ja täitsa mõtlesin, et äkki nüüd võtan ühe päeva ikkagi puhkust, sest ma olen ikka täiesti küpse peast, et enam siin mõistus ka enam midagi ei jaga. Siis kui tegin postkasti lahti ja kuskilt Ukraina eesrindelt oli kiri tulnud, et tore, et sa näitad, et kuskil maailmas veel rõõmu on. No siis ma sain aru, et ei siin mingit puhkust, et siin tuleb see jõud enda sest ikkagi üles leida ja tuleb edasi minna, et see on nagu nii haruldane asi, et kuidagi tuleb teha lihtsalt. Ja siis saab, see ongi kõige kummalisem, asjad saavadki tehtud. Et vahepeal isegi kui see muserdumine peale tuleb, et mille jaoks on nagu eesmärgid elus väga-väga tähtsad. Tänu eesmärkidele, suurematele sihtidele me sunnime ennast, mina sundisin ennast minema edasi. Ka siis, kui olid väga-väga raske. Et kui eesmärki ei ole, siis on noh, et ma siis võtangi nagu time out ja siis kui time out tuleb, siis läheb selle just nagu selle inertsi pealt või selle voolavuse pealt maha ja pärast on palju raskem tagasi saada. Selle time out'iga seoses, et oli sul mingeid siukseid momente ka, kus noh tõesti nagu ma ei tea, et kas ma täna üldse leian mingisuguse asja, mida pildistada? No neid oli päris palju. Neid hetki, kus saigi öösel linna peal ringi jalutatud meeleheitest, et noh, et nüüd ma siis nagu saigi minu see saaga otsa, sellepärast et ma ei leia seda pilti, seda hetke, mida pildistada ja jagada. Ja tihtipeale nendes hetkedes väga suurt määravat rolli mängis justkui nagu see sisemine ego võitlus, et kui noh, ikkagi mingi hetk tekib see, et kurat, ma olen ikka päris hea. Ma olen ikka tegija olen, et võt see on ikka alati hakkama. Ja siis lähen pilti tegema ja olen mingi 3 tundi vihma salutanud ja mitte midagi ei tule ja siis on nagu, et just kui nagu kõiksus või reaalsus tuletab meelde, ega see ikka nii kõva tegija ka ei ole ja siis see allaandmine ja noh. Ju ma siis ikkagi nii nagu noh, et see ongi nagu leppimine selle enda oskamatusega ja peale seda allaandmist toimubki just kui nagu selline taseme tõus, et noh, eesti keeles ei ole seda sõna, inglise keeles on selline sõna nagu humble. Eesti keeles just nagu vastaja oleks alandlikkus, aga ta ei tähenda samat asja, et selline nagu tagasihoidlikkus. Elu tuletas mulle nagu meelde, et mul tasub olla nagu tagasihoidlik korduvalt, et ära sa siin hakka endast midagi arvama, et vaikselt toimeta ja siis asjad laabuvad. Noormesega ta ära ei ole tõusnud. Jah, just, et siukese protsessi käigus ikka neid äratõusmisi pea sees toimub ja siis hästi tore ongi see, kuidas elu alati tasakaalustab, et noh, et arvad siin endast midagi või? Tore, et sa arvad. Paneme siin nüüd siukesesse situatsiooni, vaata, mis sa siis arvad. Et ei arvagi enam midagi, no võt. Aga siis, kui sa oled sellest nagu lahti lasknud, siis ta ikkagi andis sulle mingi järgmine. Ja, et see üks lugu, mida ma varem ka rääkinud, et see oli äkki mingi 700 pilt või midagi sellist. Noh nüüd 1003 päeva see tähendas seda, mis ma tegin, oli, et iga jumala päev ilma ühegi puhkepäevata ma siis pildistasin peaaegu iga päev ja tegin videosi. Et nüüd mul oligi paar nädalat tagasi, kui mul see läbi sai, oligi siis esimene vaba päev. See oli väga kummaline päev. Oli hetk, kus 700 mingisuguse päeva juures läksin mina siis voodisse pikali peale 12, tekk oli peal, telefonil käes, hakkasin oma päeva postitust tegema, siis avastasin, et pilt ei olegi. Ma ei tea, kas ma olin selle tööle unustanud või ma olin lihtsalt kuidagi miski pärast mul ei olnud seda pilti. See oli vist sügis, vihma sadas ja siis ma tulingi sealt tekijalt välja, läksin tänavale, mõtlesin, et noh, et võtan mingi porilombi ja peegelduse ja säuti teen pildi ära ja tagasi teki alla, kõik on hästi.
ja siis olles mingi 2-3 tundi jalutanud, mitte midagi leidnud, kõik oli igav, mitte midagi kõnetanud mind. Olin nagu meelheites, et noh, tundub, et siis nüüd ongi kõik, et siin mul see saaga läbi sai, et andsin endast parima. Tulemust ei ole ja nii on. Ja siis kuulsin nagu sihukest nagu tundmust või häält peal sees, et kuule, aga mine sinnapoole, et seal võib-olla on mingi pilt. Ja sihukeses hetke sattudes siis hakkasingi järgima igasuguseid asju ja siis leidsingi mingisuguse jalgrattaraami, mille sees oli ämblik teinud oma selle võrgu ja selle võrgu sees keskel oli vihmapiisk ja vihmapiiska taustal oli siis Tallinna vanalinna siluett. Väga sihuke kõnetav on ju, kus see pilt tuli, vot et nüüd ongi see, et kas siis mina tegin selle pildi või ma olin vahend mingisugusele loovusele, et see hetk saaks nagu tabatud ja jäädvustatud. Et see on sihuke loomeprotsess on suuresti koostöö mingisuguse suurema jõuga. Mõni kutsub jumalaks, mõni kutsub ma ei tea milleks, aga ta on mingit sorti siukse suurema loovusega koostöö, suurema jõuga. Ja see sama jõud tasakaalustabki, kui äratõusmise ja muid asju on, et ta kuidagi nagu hoiab rajal, aga ise ei tohi hakata nagu endast väga midagi arvama. See arvamused on igasugused kummalised asjad. Et kuidas sa üldse fotograafiani jõudsid? Fotograafiaga on nüüd sedasi, et mu vanaisa, isa oli hobifotograaf, mu isa on hobifotograaf. Ja siis see kuidagi nagu tänu sellele, et mu isa, kui ma väike olin, pildistas palju ja andis mullegi kaameraga pildistada, siis eks see pisik sealt nagu külge sai ja ma olen terve elu pilti teinud küll sahtlisse. Siis nüüd ma mõtlesin, et mis siis saab, kui ma teeks seda nagu täiega. Et panekski kõik panused ja kaardid selle peale, et vaataks, kuhu ma siis jõuan. Et elu kuidagi oli mul sättinud ka sedasi, et ennem kui ma seda oma 1000 päevast, 1003 päevast, see kõlab natuke nagu muinas, et Keidi 1003 hetke. Mulle see meeldib see, et see 3 sinna juurde tuli ja see 3 tuli selle pärast juurde. Et siis kui see 1000, mul oli vist 99 päev midagi sellist, 98. Ja ma olin haige, väsinud, kurnatud, kõik oli pahasti, raha oli otsas, tuju oli kehva, kõik oli, mida siin võib öelda sitasti, igastahes oli sitasti. Siis ma tundsin, et sihukese tooniga ma seda nagu lõpetada ei taha, et ma tahan, et ma vähemalt enam-vähem terve oleks ja tuju enam-vähem okei oleks, et muidu jääbki nagu lõpetades sihuke kummaline maitse suhu. Et ma lihtsalt pikendan teda seni kaua, kuni ma olen enam-vähem normaalses seisukorras ja et siis ma saan nagu rõõmsalt nagu selle ära lõpetada. Ja sellest tuligi 1003. Ja see sümboliseerib ka seda vabadust, et ükstaspuha mis challenge'i või asja keegi võtab, et see oli minu väljakutse, ma teen sellega täpselt seda, mida ma tahan. Pikendan seda mida iganes, et ei ole see, et nagu keegi teine justkui nagu mulle seda ette öelnud, mismoodi see käib, et ma ise mõtlesin selle välja, ma ise teen seda ja ise käitun sellega täpselt nii, nagu ma tahan ja lõpetan ka täpselt nii, nagu ma tahan. Ja siis lõpetasingi nii, nagu ma tahan, sealt tuli 1003. Aga elu oli kuidagi niimoodi sättinud, et ma olin nii palju erinevaid karjäärikäänakuid elus juba teinud, et see fotograafia justkui nagu paistiski ainukene sihuke võimalus edasi elamiseks üldse, et sihuke mustad masendused ja kõik muud asjad, mis peal olid ja ma pidin tegema mingisuguse otsuse, et mida ma siis veel elus teen. Ja siis tekkiski kuidagi selline võimalus pühendudagi siis täielikult sellele loomeprotsessile, sest ma seda loomeinimese teed veel ei olnud elus käinud. Ja siis tegingi seda nii maksimumiga kui sain ja siis nüüd ma olen siis istun siin saates. Räägimegi siis sinu karjäärikäänakutest natuke ka, et kuna meil siin ikkagi karjäärikäänakute podcast on. Sa oled teinud hästi palju erinevaid asju. Ja. Näiteks, ma ei tea, tehases metalli tööpingi peal töötanud. Ja. Sa oled Hesburgerile kuklaid teinud. Ja. Sa oled hullumajas töötanud, mis sa seal tegid? Hullumajas ma olin hooldaja, ma nüüd ei tea, kui palju ma sellest, no natuke ikka saab rääkida, ta on ikkagi meditsiiniasutus, aga sellest on nagu juba vaata 15 aastat möödas. No vaat sihuke huvitav töö oli. Väga sihuke silmi avav töö, et pani mind täitsa
hindama mõistust, reaalsustaju, asju, mida me võtame väga igapäevaselt, ehk siis see, mis meie pea sees toimub, et nähes, kui katki inimene võib sisemiselt minna ja mida see endaga kaasa toob. Et see ainuke asi, mis ma selle töö juures kahetsen, oli see, et ma olin natukene võib-olla liiga noor selle töö jaoks. Et mul ei olnud endal see reaalsustaju veel nii ära kivistunud. Ja siis näheski neid reaalsustajusid, kus seal inimesed olidki täiesti katki ületöötamisest või kellele mingisugune asi pea sees katki, et see kuidagi. Too oli ikka päris raju töö, et seal nagu ikka nägi ja kuulis asju, mis senimaani kuidagi pea sees nagu, mis see siis nüüd oli, on ju. Et jah. Samas jälle teistpidi seotud jälle kogu see minu elutee on seotud kuidagi olnud nagu inimeste jälgimise ja vaatamisega, et mul meeldib seda nalja teha, et ega see kogu mu elu ongi üks suur selgelt nägemine, et olgu see fotograafia või mis muu asi, mis ma teen, et sihuke nägemisega on ta kõik seotud, et nägemine ja vaatamine. Jah, üks lõbus šeik sealt hullumajast, et patsient tuli siis arsti juurest. Ja kuna ma olin noorte osakonnas ja patsiendid olid ka noored, siis ma veits oli muutunud nagu usaldusisikuks nendele, et kui kõik ümberringi olid vanad inimesed, siis mina olingi see ainukene noor, kellega siis julgeti rääkida mingeid asju, mida teistega ei julgetud. Siis tuli mu juurde murega, et kuule Keit, et ütle, mida ma siis nüüd teen, et arst ütles mulle, et ma peaks ennast kätte võtma, et kes olen mina ja kus on minu käed. Ja see kuidagi on nagu käinud terve elu muga kaasas, et see nagu see, et noh, et võtta ennast kokku ja võtta ennast kätte, aga mida siis nagu täpsemalt või kuidas, et mis see tähendab? Mida see tähendab ja millega inimene ennast peaks siis nagu kokku korjama, kui ta laiali on, mis on see tööriist tema enda sees. Et niisuguseid väikseid elukilde tuleb igalt poolt ja nüüd tuleb kaasas kanda. Siis lisaks oled sa töötanud veel pizzakioskis, sa oled töötanud videolaenutuses. Jah, Videoplanet kunagi ammu. See oli ka vaatamisega, filme vaatasin, juba palju vaatasin filme, igasugust filme. Jah, sellest ajastust, et kas sa vaatasid värskeid filme või ka vanu filme või nagu läbisegi? No see videolaenutuse töö oli siuke töö, et hommikul läksid tööle, panid oma kassetid peale ja siis inimesed päeva jooksul käisid laenamas filme ja siis soovitasid filme ja siis ma ise vaatasin palju filme ja siis kui sõbrad tulid ja siis sai anda neid 18+ filme mingisuguste karpide sees on ju, mis et seal iga töö tuleb enda jaoks kuidagi põnevaks ja huvitavaks teha, et seda sai ka seal tehtud. Tabasalu Videoplanet oli veel. Just. Ja. Siis sa oled veel ka startupi käima tõmbamises olnud sees. Olümpiakonverentsikeskuse helitehnik. Jah, seal ma vaatasin hästi palju konverentse. Pidin istuma seal saalis kuulama neid konverentse. Väga palju nägin igasuguseid neid püramiidskeeme, kus kohe oled rikas, et kui sa nüüd tood oma sõbrad ka meile, siis sa juba oled rikas ja siis kuidagi sattuski niimoodi, et keegi teine ei viitsinud seda tüüpi konverentse teha. Siis ma alati istusin seal saalis ja kuulasin neid mis mul ei tule see sõna meelde, aga igasuguseid kummalisi tooteid üritati inimestele pähe määrida ja kõik olid väga entusiastlikud ja siis oli huvitav oligi see, et tihtipeale see sama seltskond, kes käis siis nagu neid kiirelt rikkaks saamise konverentse kuulamas, siis nad käisidki kõikidel konverentsidel, et proovisid oma portfelli hästi laiana hoida, et see oli nagu päris siuke huvitav kogemus elus, aga samamoodi jälle vaatamisega seotud, et ma jälgisin neid inimesi, proovisin enda pea sees nagu lahti mõtestada, miks ta käitub nii ja miks ta tuli siia ja mida ta üritab saada. Ja et päris siuke huvitav töö oli. Endal ei tekkinud tunnet, et mõnda püramiidskeemi investeerida? Võt see ongi kummaline, mul ei ole kunagi olnud nendega siukest klappi, et ma ei teagi, miks, et seal ta vist eeldab teatavat siukest entusiasmi, mida mul ei ole äkki või pingutust või midagi.
ei tea, ei ole kuidagi, ei ole mul seda klappi tekkinud nendega. Sest mul kunagi aastaid tagasi, võiks isegi öelda, et vaata, et aastakümneid tagasi üks sihuke tuttav kirjutas mulle, et kuule, mul on sulle üks äriidee, tule saame kokku, räägime, on sul tund aega vaba. Toimus see olümpiakohvikus. Ahah. Või seal foyer taga kuskil seal nurgas. Ja siis nad kahekesi mulle rääkisid sellest, et et meil sihuke asi ja vaata, kui paned siin 10 000 krooni sisse ja siis kus hakkavad rahalaevad tulema. Ja ma olin nagu, et oho, ja et me oleme Eestis nagu suht alles alustanud, et siin nagu ruumi on. Küsisin natukene mingeid numbreid, aga endal juba peas hakkas tead nagu, et kuule, äkki siit tõesti saab. Ma olin veel noor ja mõjutatav on ju. Ja ega see müügitöö oli nagu tõhus, et see ka ajuloputus oli korralik. Ja korra ma küsin, kuule, aga see kõlab nagu püramiidskeem. Oi, siis läks kurjaks lausa see. See on neil alati ühine joon, et see on nagu sihuke kaitsemehhanism veits on nagu usuinimestega, et mingisuguste märksõnade peale, ma arvan poliitikutega samamoodi, mingisuguste märksõnade peale nad kõik plahvatavad, et ei, see ei ole üldse nagu püramiidskeem, see on hoopis teistsuguse struktuuriga üles ehitatud, et vaata üks on üleval ja siis 2 on all ja siis tuleb 4. Ma ei tea, joonistab nagu püramiid välja. Ei ole, see on hoopis teistmoodi, ma räägin sulle. Ja siis nad räägivad selle nii keeruliseks, et lõpuks nagu ei saa nagu midagi vastu ka öelda ja. See on balansseeritud, siin on sul mõlemal pool olema tasakaalus, muidu sa ei saa. Ja. Et see on nagu siuke, ei tea jah. Ja siis ja üldse riik on ka vaata püramiid ju põhimõtteliselt. Kõik on hierarhilised struktuurid, kõik on püramiidskeemid. Püramiidid ei ole häda midagi, aga võt see on nagu see mõte sellest, et sa rikastud mitte midagi tehes kellegi teise tegemisest on natukene nagu, ma ei tea, jabur, et kõik peaksime siin elus midagi tegema ju. Mind kusjuures päästis toona, isegi nagu see, et muidu räägid lähedastega, siis nad kutsuvad su korrale või ütlevad, et võta ennast kokku. Tead, ausalt öeldes emale rääkisin kodus, ema naeris mu välja ja selle peale ma läksin veel rohkem põlema, et mis mõttes, ma näitan sulle, kuidas ma rikkaks saan. Aga siis läksin arvuti taha, tegin Exceli lahti, panin numbrid sisse ja see matemaatika ei toiminud. Et kui siis näed, et 2 nagu taset minu all oleks Eesti juba üle täidetud, seega Ma kahtlustan, et kõik mingisugused, tähendab see idee sellest, et soovist saada rikkaks on juba eos hukule määratud, et kui ikkagi soov on, ma loon mingisuguse ettevõtte, kus ma toodan mingeid asju, mida on inimestel vaja või tehastel vaja või nagu ma teen midagi, mida saavad teised kasutada, viib nagu õigema elutee peale kui see, et nii, nüüd ma saan rikkaks ja siis ma olen rikas ja siis inimesed näevad, kui väärtuslik ma olen, sest siis ma olen rikas. Et see on juba eos siuke ebasiiras nagu siht, et me oleme kõigest sõltuvad ja kui meil on võimalik, kusjuures ma mõtlesin üks päev huvitav asja välja. Vaata, budism käsitleb elu läbi kannatuse, et kogu elu on kannatus on ju. Ja kui me suudame oma elus luua mingit sorti väärtust, mis natukene vähendab seda kannatust, siis ma arvan, et me oleme juba elu hästi elanud. Ja kuidagi on nagu niimoodi läinud, et need inimesed, kes kasvõi nagu siis illusiooniga seda kannatust just kui nagu väga palju vähendavad, neid saadab väga suur edu. Seda me näeme meediamaailmast on ju, et kus seal glamuur ja kõik muud asjad, et just kui nagu nad visuaalselt loovad selle illusiooni, mis vähendab kannatust ja siis me nagu ostamegi seda ja värki, et see näib, et see elu suuresti keerlebki mingit sorti nagu kannatuse ja kannatusega tegelemise ümber. Ja ega selles mõttes püramiidskeemid on ka nagu siuke, neid müüakse nagu seda hõbekuuli, mis su kannatuse täiesti ära lahendab ja vastu teeb su rikkaks on ju. Aga see eeldab seda, et rikkus vähendab kannatust. Jah, aga kas, et kui raha on kõige kurja juur. Just on ju. Jah. Või on see siis hoopis rahapuudus, mis tekitab kannatust on ju. Kõik ongi kannatus selles mõttes, et mul meeldib tasakaalustada enda peas, siis teinekord nagu seda maailma sedasi, et kõik kannatavad, et
käib mina vetsus, käib meie president vetsus, käib Donald Trump vetsus, kõik käivad vetsus, kõik kannatavad selle häda all mingi hetk päevas. et see on meil kõigil ühine. Ja neid kannatusi on veel kindlasti väga palju, mis meil on ühiseid, et me oleme kõik inimesed, et et noh. Et kuni vetsuni sa kannatad, on ju. Ja siis me kõik kogeme seda kergendust. Siis on kergendus, aga siis hakkab uuesti kannatus kogunema. No siis tekivad järgmised kannatused. Siis jah, et nüüd rääkisime sellest, kuidas sa olid Olümpiakonverentsi keskuse helitehnik, eks. Vabandan, mul kipuvad mõtted laiali minema, ma ei ole veel suutnud ära taastuda sellest 3-aastasest saagast. Ja see on vist okei ka, seepärast, et ma täpselt ei tea, kuidas puhkamine käib. Küll mingi hetk meeleheitest paningi Google'i otsingusse sisse, et how to rest, et kuidas puhata, et kas on mingid teadusuuringud, et nagu ma ei ole õppinud kunagi, kuidas puhata, mul ei ole õpetatud, kuidas puhata, suhteliselt hägune maa. Ja sealt ma saingi teada, et puhkama, et laias laastus on vist aru saadud sellest, et puhkamine jaotub 7 kategooriasse, olenevalt siis sellest, mis on väsinud, et kui sa oled teinud pikalt füüsilist tööd, siis puhkamine ongi see, et sa ei tee mitte midagi füüsilist. Ja kui sa oled pikalt inimestega suhelnud, siis puhkamine on see, et sa ei suhtlegi inimestega, et vastavalt sellele, mis on ära väsitanud, selle vältimine ongi nagu puhkamine. Ja see on ka põhjus, miks reisimine ei tööta, et sa viidki ennast teise riiki, kus sa pead olema väga tähelepanelik, et keegi sul taskust asju pihta ei paneks ja võõras kant ja nii edasi ja kõik väga energiakulukas. Siis tullakse tagasi ja siis keegi pole puhanud. Noh, sa ei saagi olla, et kõigepealt tuleb vist aru saada sellest, mis väsitas. Ja seda ma nüüd nuputangi, mis siis nüüd tähendab. mis väsitas ja mis koht sul väsinud on? Ja mis koht on väsinud, mida ma peaks nüüd sihukest sõna vist ei olegi olemas, et kui midagi must, siis ma pean seda puhastama ja puhkastama. Äkki me mõtlesime uue sõna. Puhkustama, jah. Ma pean oma meeli puhkustama, nad on natukene väsinud. See sõna isegi kõlab päris tore ja ilusad. Peab kõnetoru poole pöördumise tegema. Puhkustama kõlab täitsa mingi asi, mis võiks olemas olla. Siis ja okei, sinu erinevatest ametitest mul on siin nimekirjas veel 2 tükki, et sa oled olnud ka aiandistehnik. Siis, mis sa seal siis? See oli suur aiand Maardus, kus tulpe kasvatati. Väga lahe töö oli, väga meeldis, eriti meeldis see juht, kes seal oli. Et kuidagi mul on elus üldse juhtidega väga vedanud, et neilt saab alati väga palju õppida, kui jälgida ja proovida õppida. Eks ma olin noor ja ikkagi tegin lollusi ja tööl hiljaks, tegin kõike seda, mis juhtidele ei meeldi, aga ma olen senimaani väga tänulik. Ja seal oligi suur aiand, tulpe kasvatati, väga põnev protsess oli. Ja. Mis see sinu töö seal siis oli? No ma olin siuke nagu hooldustehniku moodi, et aitasin seal vanemaid tehnikutest meistreid seal mingid torusid parandada või kaste tõsta või siuke just nagu jooksupoiss, kes pidi kõike tegema ja see mulle meeldiski, et tänu sellele ma nägin ka kõike enne, mis seal toimus. Said aru, kuidas tulbi kasvatamine käib? Jah, väga põnev protsess on siuke üldse ma arvan, et kõik sellised ametid, mis on seotud millegi kasvatamisega, on väga tervislikud nii psüühiliselt kui füüsiliselt, et sa teed füüsiliselt tööd ja sa seal psüühiliselt sa näedki mingeid asju kasvamas ja kerkimas ja õitsemas ja säramas ja siis kui lõpuks linna peal näed inimesi nende tulpidega, siis ongi siuke, see oli päris asi, vaata. Ring on täis. Jah. Kusjuures mu aju tegi mingi vingerbussi vahepeal, et ma vaatan seda, et aiandist tehnik, et mis, et kui tulbil vajub leht longu, et siis sa käid kruvikeerajaga. No mitte päris. Ja. Hästi täppisteadus on kasvatamine, et ma arvan, et see nüüd tänu AI-le läheb veel täpsemaks, et seal peavadki ju ilmaga arvestama, temperatuuridega arvestama, valgusega arvestama, see on siuke õigel ajal õiges koguses vett. Ja just. Et siuke väga täppis värk. Ja siis oled sa olnud ka nõid. Jah, see on nagu selles karjäärikäänakus võib-olla isegi kõige kummalisem seik, aga seda ametit ma pidasin ka päris pikalt ja seal nähtamatu maailma vaatamise vastu on mul ka väga pikka aega huvi olnud, et aga sellest ma nagu ei oskagi väga rääkida niimoodi, et ma ei
kostuks nagu uhuu või sihuke esohull peast, et nüüd sa pead küsima mult mingeid küsimusi, seepärast et ma ei teagi, kuidas nüüd sellest rääkida. Sa käisid ka selgeltnägijate tuleproovis. Jah, 3 korda. Et olles, viimane kord jõudsid finaalini välja, eks ju? Viimane kord, ma käisin kõige esimene hooaeg, kui see Eestis alles tuli. Siis ma käisin, ma enam neid numbreid ei mäletagi, ühe korra käisin üksinda, siis ma jõudsin finaali. Ja siis viimases saates oli siuke õpetaja variant, kus meil Merili Timmer oli mu õpilane ja siis ma aitasin temal nagu siis võiduni jõuda. Ja siuke, kuna see 2 asja, mis mul on elus ongi nagu paralleelselt hästi tihedalt jooksnud, ongi see nähtamatu maailm ja siis fotograafia. Et ma neist kummagist ei oskagi nagu väga palju rääkida, sest ma olen nagu nii palju teinud seda mõnes mõttes, et noh, ongi meie ümber nähtamatu maailm ja meil on mingid asjad, mis mõjutavad meid ja siis aeg-ajalt asjad liiguvad balansist välja ja siis tuleb neid tagasi lükata ja noh, ikka mingisugused poltergeistid või muud asjad vahepeal hakkavad laamendama, siis tuleb nendega natuke tegeleda. Et kuidas see just, et kui sa ütled, et nähtamatu maailm ja fotograafia, et need tunduvad nagu siuksed täiuslikud vastandid. Jah. Et üks on nähtamatu, teine on ju just teeb nähtavaks midagi. Jah. Mõlema jaoks on vaja selget nägemist. et aga et ühesõnaga nendest, tulles nüüd selle selgeltnägijate tuleproovi kogemuse juurde, et noh, ma olen ise ka teles käinud ja noh, et üldiselt need mängud ja võistlused ja noh, mis nagu võiks nagu olla reality TV nii-öelda, et seal on seda mingi komponent, aga ikkagi natukene mängitakse selle peale ka, et ta oleks vaataja jaoks huvitavam ja natuke suunatakse mingeid asju. Kuidas seal oli? Eesti tuleproov on päris aus võrreldes nüüd väljamaa omadega, Venemaa omaga või noh, need on üle Euroopa on igasugused tuleproove tehtud USAs ka. Et meil on nagu seda autentsust minu arust vist kõige rohkem hoitud, et seal midagi ette ei öelda. Ja kui tekibki olukord, kus a la kaameralindid asjad hakkavad täis saama, siis võib-olla ümber nurga vihjamisi antakse suund, väga lai üldine suund kätte ja siis mida pidi kiirendada seda tajumise protsessi. Aga sellist nagu etteütlemist või skripti järgi asja ei ole. Ja noh, meil see, kuna meil see läbi terve meie Eesti ajaloo on selline nõianduse esoteerika on meie osa olnud. Šamaanid ja kogu meie rahvuspärimus ja muud asjad, et meil see tase on lihtsalt nii kõrge ka, et noh, see on nagu täitsa okei, et. Aga alati tasub jääda nagu sellistes valdkondades skeptiliseks. Et skeptilisus on väga tervislik kõikides valdkondades, aga selles valdkonnas peab eriti sellega hoolas olema, sellepärast et see valdkond on väga igasugust sodi täis. Et võt, ma annan sulle selle kiva ja kui sa selle kiva omale nüüd taskusse paned, siis sa oledki kohe rikas. No, et see on nagu, mis see nüüd on. Et siukseid kummalisi, noh, see on võimalus nagu raha teenida ja seda kasutatakse ära lihtsalt. Ja see on ka põhjus, mille pärast ma selle ameti nagu maha panin, sest et see hetk oli seda neid igasuguste kivikeste ja kulinate müüjaid ja mingisugust sellist mudru ja udu jutu aja nii palju tulnud, et ma lihtsalt väsisin sellest ära. Et seda sisulist poolt vaimumaailmaga tegelemiseks oli nii väheks jäänud ja noh, mis ütles siis mingi noorem põlvkond tuleb, võitleb nendega. Aga kuidas sellega siis nüüd on, et ma olen kuulnud nagu sihukest arvamust selle näiteks selgeltnägijate tuleproovi kohta. Miks nad sinna lähevad, kui nad peaksid ju nägema, kes võidab? See on põnev. See on väga põnev, see on nagu miks sportlane läheb võistlema, see on enda proovile panek. Ja noh, selles mõttes mina sellesse nagu nii väga ei usu, et
et neid tulemusi on ette teada, et sa näed ette ära, et noh, et kes siis võidab ja nii edasi, et see kõik oleneb ju ikkagi nagu võimekusest ja kuna selle saate ülesehitus on sedasi, et nad vist üritavad siis väga palju erinevaid justkui nagu neid esoteerika valdkonna kategooriaid läbi käia. See on justkui nagu sa saad ennast panna nii paljudes erinevates asjades proovile, mida muidu ei ole võimalik teha. Et kas sa leiad inimese üles autopagasnikust? Sest asja ei ole võimalik nagu sõpradega katsetada. Et see on siuke põnev. Eks muidugi paljud lähevad sinna mingisuguse ego pärast ja paljud lähevad sinna mingisuguse tõestama midagi ja nii edasi, et mina võtsin seda lihtsalt, ma lähtusingi selles saates nagu selles spordiosakonna sellest, et kas ma saan sellega hakkama. Kas mul oleks võimalik see, et kui ma nagu hästi tubli olen ja pingutan ja kõvasti ennem vaeva, et huvitav, mis siis juhtub, kaugele ma jõuan. Ja siis järgisingi nagu sportlase moodi söömist ja magamist ja kõiki muid asju, tegin trenni kõvasti ja et selleks, et nähtamatu maailmaga paremini kontaktis olla, pead olema ise just heas vormis ja puhanud. Just, ja see on kõikides valdkondades, et selle jaoks, et midagi hästi teha, sa pead hoolitsema selle põhitööriista eest, kes on siis sa ise. Ja kuidas sa nagu enda seda võimekust suurendad, vahepeal, kas see on siis nagu ettevõtlus või miski muu, et mismoodi sa hoiad oma mõistust maksimaalselt selgena ja töökana või siis vaimumaailmas, et kuidas sa oma seda meelt ja taju hoiad võimalikult täpse ja teravana. Sest see ju hajub, tähelepanu hajub, mõistus hajub. Et siuke. Siis tegelikult see, ütleme, see selgelt nägija sõna ise on natukene ka eksitav, et ega see ikka väga selgelt ju siis ei näe. Ja, et selgelt nägemise poole pealt see töö või trenn ongi selle selguse suurendamine ja selle selguse hoidmine. Et nii palju, kui ma olen inimeste rääkinud, et vist ikka suurem osa inimesi on elus kogenud midagi nagu ette või tajunud mingisuguseid sündmusi või tundmusi. Ja et kui nüüd seda nagu jutumärkides professionaalsel tasemel teha, siis see ongi see, et kuidas sa hoiad seda taju võimalikult kaua ja võimalikult puhtana ennem kui sa lased mõistusel selle kallale minna. Et kogu selle protsessi nagu, et sellest tundest maksimumi saada ja ma olen seda sarnast asja näinud ka nüüd seda loomeinimese teed käies, et see on samamoodi, et teinekord kui see loometuhin tuleb peale, et sellega peab ka nagu vaeva nägema, et teda hoida, et ta ära ei kaoks, et ta siiras oleks, aus oleks. Aga ma vist peaks mingi hetk sellest mingisuguse raamatu või kuidagi need mõtted kirja panema, sellepärast et muidu need ununevad ära ja võib-olla sellest oleks kasu kellegile. Sest ma näen, et seda sama, vaata inglise keeles kutsutakse seda flow state ehk siis sa satud teatavasse justkui nagu voolavusse, kus siis sa lihtsalt toimetadki segamatult ja sa oled selles valdkonnas või teemas nagu nii sees. Et kuidas seda esile kutsuda ja kuidas lasta sellel voolavusel siis puhtalt liikuda. Aga mul pole õrna aimu, kuidas raamatut kirjutada, nii et eks näis, kus sellega läheb. No võt, seda saab küll Google'isse panna ja ma panin juba üks päev, kuidas kirjutada raamatut, aga sealt tuli nii palju mingit, kuidas romaane kirjutada ja siis tundus väga keeruline. Aga miks mitte kirjutada oma kogemused romaani vormis maha? Jah. Sest tegelikult paljud romaanid on ikkagi, need annavad mingit muud tausta sulle juurde, et me vist õpime ka paremini läbi lugude kui läbi õpetust, et kui me loeme mingid eneseabiraamatut või me loeme kellegi elulugu, kus õpetuse mõte on sama, siis me õpime läbi selle eluloo palju paremini. Mul näib, ma võin ka eksida, võib-olla see oleneb ka inimesest, on ju. Sellega on oluliselt lihtsam haakuda. Jah, et ta on ka inimene. Tal oli ka häda, tal ka kannatas, aga ta kuidagi sai selle kannatusega hakkama, ta leidis vahendid ja leidis võimalused ja ta ei andnud alla. Et just võibki olla see, et kui sul on lihtsalt nii-öelda õpik, seal on palju erinevaid näiteid ühte lehekülge võib-olla kokku koondatud, on ju. Aga et igast sellest reast aru saada, siis seal taga võiks olla veel mõned näitlikustuvad lood, on ju, et jah. Ja rääkides siis sellest, ühesõnaga sinu veel erinevad need karjääri teemad, neid on siin veel olnud, aga siis üks oli see ka, et sa sõitsid nädal aega Bolti. Ja mis siis juhtus? No see nüüd oligi enne mul seda, see on nagu see natuke nagu häbiplekk või midagi. Aga see ongi elu, on ju. Et siis kui ma selle Nõiameti maha panin, siis
mõtlesingi, et autodega mulle meeldib sõita, autod mulle meeldivad, põnev värk. Hakka taksot sõitma siis, et elus midagi muud teha ei oska. Ja siis ma nagu saingi, võtsin rendist Bolti auto ja siis nädal aega sõitsin ja 7. päeval tegin avarii, nii et õnnetu avarii oli auto tagaots, et auto oleks maha kandmisele, siis ma pidin selle auto veel maha välja ostma. Ja siis see oligi nagu see koputus, et noh, et mida ma siis nüüd oma eluga peale hakkan, et ma siis isegi auto juhtimisega hakkama, et pagan. Kas ma nagu nii mõttetu siis olengi või? Juhtiv töö ei ole sinu jaoks. Jah, aga see õppetund nagu selles on see, et ma loodan, et valesti ei mõisteta mind, aga mul näib, et just ka nagu depressioon ja madalseis ja masendus saavad natuke liiga palju saab puid alla. Et vähemalt mu enda elukogemusest iga kord, kui ma olen kuskile niisugusesse kohta sattunud, kus justkui nagu väljapääsu ei ole, kõik on pahasti, kõik on sitasti. Ja suur must masendus on peal ja üldse miks ma siin eksisteerin ja äkki lõpetaks üldse ära, sest ma ei saa ju millegagi hakkama. Nende meeleseisundite suurim eripära on selles, et nendes hetkedes tekivad väga tähtsad olemuslikud küsimused, millele on vaja vastuseid. Et mõnes mõttes justkui nagu need vundamendi küsimused tekivad, aga kes ma siis üldse olen? Mis on minu väärtus? Millega ma saan siia ilma üldse kasulik olla? Kas mind üldse on kellegile vaja? Need küsimused peavad leidma vastused, sest kui nendele vastused ei ole, siis mille peale sa ülejäänud oma elu ehitad. Et meil küll, et ära mõtle siukseid süngeid mõtteid ja nii edasi. Minu arust just tuleb nagu mõelda nende üle ja tuleb otsida neid vastuseid, et neid ei ole nagu valmis kujul olemas ja võib-olla neid ei saagi olla universaalsel valmis kujul kõigil olemas. Et iga üks justkui peabki oma selle otsingute käigus leidma, et nagu, mis see on see, mis ma siin üldse elus tegema peaks, et ja siis katsetama ja õppima läbi selle, et mõnes mõttes tasub natukene hinnata ja väärtustada ka depressiooni. Ja just neid küsimusi, mis selle käigus tekivad ja mitte lasta nendel küsimustel nagu ennast maha materdada, vaid ongi, et noh, et kui mul tekibki küsimus, kurat, ma olen ikka nii mõttetu, nagu ma ei saa isegi niisuguste lihtsate asjadega hakkama. Okei, kas ma saan ennast kuidagi mõttekamaks teha? No midagi saab teha, okei, ma siis proovin vähemalt midagi teha. Mind ei ole kellegile vaja, aga kas ma saaks kuidagi nagu midagi muuta endas, et ma oleks kellegile vajalik? Et kui see küsimus tekib, et siis noh, see on nagu suunav küsimus, aga mida ma siis saan teha selle jaoks, et seda väärtust tõsta või et noh, et ma ei leia mitte kedagi oma elus enda kõrval, et mida ma siis saaks teha selle jaoks, et leida või noh, et see on nagu. Ma peaks selle kuidagi lahti mõtestama ja mingi skeemi sellest tegema. Et kuidas nagu nendes madalseisudes leidagi, sest loome, ma mäletan, mul oli mingi seik, kus oligi eriti sügav must masendus oli peal ja juba kõndisin mingisuguste äärte peal, kus ma ei tohtinud kõndida või poleks pidanud kõndima. Ja siis ma trükkisingi kõik oma mustvalged pildid välja, sest ma avastasin, et kõik mu mustvalged pildid on tehtud masenduses. Ja siis kui ma need mustvalged pildid põranda peale laiali asetasin ja vaatasin neid, siis ma sain aru, et oota, aga see ju olengi mina, on ju. Et kuidagi läbi selle loome protsessi ma kaevasingi ennast sellest august jälle välja. Et just ka nagu igas valdkonnas on, et äkki sedasi, et see, mis on su kutsumus, see on ka su väljapääs. Kas see masendus mingil määral võiks olla võrreldav ka valuga? Et kui sul on, ma ei tea, kõrv valutab, sa lähed on ju kõrvaarsti juurde. Noh, just. Või sa nagu uurid, et mis võib kõrvas valutada või kuidas sellega nagu toime tulla. Et noh, samamoodi, et kui sul mõtetes miski valutab, on ju, noh, siis tuleks seda lähemalt uurida ja sellega tegeleda, et. No just, et arstid saavad kuigi palju, mis see vana ütelus on, et vanajumal aitab ikka neid, kes ennast ise aitavad. Et kuidagi see esimene samm tuleb alati ise teha. Et kui on mingi hingevalu suur on sees, et kurat, hing valutab, okei, aga siis proovi aru saada, mis see hing on ja kuidas ta haiget sai ja mis seda valu tekitas, on ju. Et see on nagu autolgi, et kurat, midagi valesti, et sellist häält ei peaks tegema. Sellist häält ei peaks tegema.
no siis sa proovidki aru saada, mis hääl see on, küsid nõu, viid mehaaniku juurde, viid ühe juurde, viid teise juurde. Kõik räägivad, et kohe saab kõik korda, aga kui ei saa, siis tuleb edasi otsida, mitte leppidagi sellega, et noh, et see nüüd. Lõpuks võid auto välja vahetada, aga et hinge naljalt ei vaheta. Elu ei tasu nagu välja vahetada, et selles ma olen küll kindel, et läbi selle esomaailma ka, et see elu lõpetamine, välja vahetamine, see viib hullemasse kohta. Et see nagu sa saad karistada selle eest, et sa ei olnud nõus silmitsi seisma sellega, kus sa oled. Sest see on nii unikaalne igal inimesel meie enda elud, et mitte keegi teine ei saa kogeda seda, mida mina kogen või sina koged ja nii edasi. Ja me tänu sellele unikaalsusele see teeb selle elamise nagu keerulisemaks, aga ka nagu põnevamaks. Et see ongi see sinu see kõige erilisem osa, see on see sinu elu. Ükstaspuha kui valus või kehva ta on sinu elu. Mul on siin täna abiks võib-olla sinu loo avamisel lisaks klassikalistele karjäärikäänakute küsimustele ka mõned küsimused, mis ma lahkel loal sain Kaisa käest, kes oli karjäärikäänakute 10. osa külaline, kellel oli kunagi podcast nimega Loovusvool. Et tervitame siinkohal Kaisat. Mis sind öösiti üleval hoiab? Elu vist. Soov elust aru saada, mõtestada seda lahti, mõista seda. Vahepeal geopoliitika hoiab ka üleval. Ma ikka proovin enda peas sees nagu aru saada, miks ja kuidas ja mis see eesmärk on ja nii edasi ja. Jah, ega ma ei teagi, kas ma oskan sellele vastata. Ei no ikkagi lõppkokkuvõttes on vist, kuidas see oli, see on kommunikatsioon on siis see alusvastus. Et kui on nagu naisega lähen parasjagu tülli ja mingi jageleme oma vahel ja siis ma ikka ei lase magada seepärast, et kas ma ikka ütlesin valesti või kas tema ütles valesti, noh, et see on kommunikatsioon või maailmas geopoliitilises mastaabis jagelevad riigid oma vahel, noh, see on ka kommunikatsioon, et olemuslikult lõpuks taandub see kommunikatsioonina vist. Mis on elu mõte, see on kommunikatsioon justkui nagu selle jõu või jumalaga, et vist lõppkokkuvõttes on vastus kommunikatsioon. Sest kui see ei tööta, kui nagu kommunikatsioon, kui nagu infovahetuses on mingi error sees või on puudulik, siis kõik muud asjad on nagu katki. Ja meid ei õpetata, me ei saa ju koolist õpetust sellest, kuidas nagu hästi väljendada ennast ja kuidas õppida kuulama teisi, kuidas omandada informatsiooni, kuidas väljastada informatsiooni arusaadavalt. Et see on nagu siukene, kodust saame midagi kaasa, telekast näeme, et kangelased karjuvad ja nii edasi, aga nagu reaalset kommunikatsiooni. Et nagu jah, ütleme spetsiifilist siukest õppeainet ei ole ma üheski õppekavas näinud, võib-olla seda nagu üritatakse siis istuda kõigisse õppeainetesse sisse. Et see on nagu baasoskus või nii, aga jah, et ma arvan küll, et seda võiks ka täiesti nagu sihilikult ja spetsiifiliselt õpetada, et seda vist isegi nagu peaks, et kui ma olen müügitöid igasuguseid elustin 6 müünud ja nii edasi, seal ma olen õppinud selle müügi jutu ja kommunikatsiooni selgeks. Ja siis on jube hea nagu oma elukaaslaselegi mingid asju maha müüa, et ma nagu mingi eesmärk on ja siis müügimehena ma nagu puhungi selle suureks ja räägin, vau, saad aru, aga see idee, ma räägin, kui suurepärane idee, see on entusiasmi ja kõige muuga, et see on ka kommunikatsioon on ju. Kuule, aga sellises olukorras, sul vahel nagu seda on ka ette tulnud, et sa juba mõtled nagu suure selle müügi nii-öelda pitchi valmis ja siis hakkad müüma ja siis teine pool ütleb, et jah, müüdud. Aga milleks ma siis kogu selle ettevalmistuse tegin? No sellepärast, et suhtemajandus on ka asi, mida meile õpetatud ei ole ja siis me mõtleme üle selles hästi palju. Et see on nagu. Sa eeldad, et teisele poolele on vaja seda müüa. Ja siis ma isegi aeg-ajalt leian ennast sellelt nagu lauselt, et kuule, ära rohkem müüdud juba, et. Ja seal võib olla ka see, et lihtsalt teisel osapoolel on kergem lihtsalt okei, tavai, teeme ära, mida iganes. Lähe eluga edasi. Aga teistpidi võib olla ka see, et kuule, see on tõesti hea mõte, teeme ära. Ja siis on see, aga mul oli veel pool tundi juttu sulle siin ette valmistatud.
vahel. kommunikatsioon on jah siuke mingi alus, mis on kuidagi märkamatult jäänud kõrvale ja näib, et see on ka mingit sorti eluvõti, et kõik, kes on kommunikatsiooni enam-vähem selgeks saanud, neid saadab ka teatav edu, et nad suudavad oma eesmärke ja ideid teistele selgelt arusaadavalt esitleda, neid kaasata sellesse, et see on võib-olla asi, millele praegu hakkasin mõtlema, peaks ka rohkem tähelepanu teadlikult pöörama, et saada nagu see kommunikatsioonioskus paremaks. Ja tegelikult see kommunikatsioonioskus aitab ka iseenda asju paremini lahti mõtestada. No jaa, kommunikatsioon iseendaga on ju. Või mõne kummipardiga. No näiteks on ju. Et kuidas me räägime endaga on ju. Jah. Kui sa poleks praegu see, kes sa oled, kes sa siis oleksid? Kõik võimalikud variandid on olemas, et ma ei tea, ma võib-olla oleks munk. Kunagi ma tahtsin mungaks saada. See võib-olla oli minu siuke vastuok haridussüsteemile ja tahtsin koolist ära joosta, ma hakkan nüüd mungaks, tundus piisavalt raju mõte. Läbi mõtlemata loomulikult jäi õnneks vist tegemata. Et ma ei oska sellele vastata, ma ei ole nagu väga suuresti oma elu valitsenud, et paljud tööotsad ja karjäärikärnakud, mis mul elus tulnud ongi tulnud ja ma olen võtnud neid, kui et elu on visanud mu teele mingi sukse asja ja ma lähen siis vaatan. Mingi väljakutse. Mingi väljakutse. Et neid kohti, kus ma olen ise teadlikult, et nii, nüüd ma lähen teen seda, neid on väga vähe. On sul loomingulisuse või loovuse arendamiseks mingi salanipp? Salanipp, kas see on nagu siuke hea lahendus, vaata, et ütle mulle nüüd kuld 3 asja, mida ma pean tegema, et siis olla nagu kuldvõtmeke või hõbekuul on. Mulle näib, et loovus on nagu lihas, nagu füüsilise keha lihas. Selle jaoks, et ta tööle hakkaks ja toimekas oleks, ta vajab trenni, ta vajab soojendamist, ta vajab käima lükkamist. Fotograafina ma olen seda praktiseerinud sedasi, et kui ma lähengi pildistama, siis ma lasengi endal mingi pool tundi või rohkem lihtsalt suvaliselt pildistada kõike. Kass, puu, prügikast, mida iganes. Et ma annan endale selle loomevabaduse suvaliselt klõpsida. Ja see kuidagi annab ka sellele loovusele vaba käe välja tulla ja eksisteerida. Ja ma arvan, et see on sarnane asi natukene nagu need startupid teevad seda brainstormimist või ajurünnakuid, et lihtsalt kõik, mis pähe tuleb, kõik paneme kirja, kõik, et laseme nagu selle loovusel enda sees nagu selle kanali nagu puhtaks, et kõik see energia just nagu hakkaks voolama. Et ärme pidurda mitte midagi, laseme lihtsalt kõik välja ja siis pärast vaatame, mis me sellest teha saame ja struktureerida. Et ma arvan, et see ongi salanipp, et see mõnes mõttes see ratsionaalne mõistus kipub kõvasti ohjama meid ja takistama, et seda ikka ei saa niimoodi teha. See praegu ei oma tähtsust, kas seda saab teha või mitte, lihtsalt laseme suvaliselt neid mõtteid täiega välja. Samamoodi nagu enne, kui me seda saadet tegema hakkasime, jutustasime siin, miks mitte teha ASMR podcast, kus me räägimegi sosistades. Ja küll teeme järgmise küsimuse siis niimoodi. No näiteks on, et ta teeb selle palju personaalsemaks, isiklikumaks ja sosistamisega on see, et inimene hakkab palju rohkem ja tähelepanelikult ka kuulama. Et infokommunikatsioon, see jõuab palju varemini kohale. Et see on nagu siuke suvaline mõte, aga katsetame, vaatame, kuhu see viib, ärme pane talle kohe päitseid pähe sellele loovusele. Et see võib-olla on üks nendest nippidest või trikkidest. Kes on su eeskujud? Okei, proovime siis, vaatame, kuhu me sellega jõuame. Ma päris raske isegi sosistades rääkida, aga see kurnab häält ka liiga palju, nii et oleme sellega ettevaatlikud. Oleme ettevaatlikud. Mind inspireerivad kõik need inimesed, kes raskusi trotsides ikkagi täidavad oma eesmärgi.
mul on üks hea sõber Allan, kes teedeehituses töötab ja nähes, kuidas ta on vahet pole, mis ilmaga ja mis olukordades ta teeb oma töö alati korrektselt ära ja ta on selle juures entusiastlik ja pingutab. Ja ma tean, et ta on väsinud ja kurnatud ja kui sa kuulad seda, siis ma tervitan sind. Et ja neid inimesi on nagu palju, kes märkamatult justkui igapäevaselt ületavad raskuseid ja see on väga inspireeriv. Noh, ongi suured pered on ju, palju lapsi ja ikkagi kõik asjad saavad kuidagi tehtud ja veel päeva lõpuks naeratatakse ka. Mida perset, kuidas see saab olla, et see noh, ma saan aru, et keegi tõi kuskilt olümpiamedali ära. Aga või võtame tuletõrjujad, hiljaaegu nägingi mingit videot, kus seal maja põleb. Ja brigaad saabus kohale ja siis kuidas see juht hästi rahulikult andis käsklused välja, hindas olukorda, lahendas seda probleemi, seda tehti kõike rahulikult, selgelt, tähenduslikult, et see kuidagi oli väga selline kõnetav, et noh, võt see ongi kõva sõna. Et ühte inimest mul sul nagu eeskujuna näitena tuua ei ole, et ma proovin nagu eeskujuna võtta kõiki, keda ma kohtan oma elus, et nagu milleks tuua neid suuri nimesi, kui terve meie elu on täis eeskujusid. Absoluutselt. Ja jälle kummas läbi see hea kommunikatsioon. Hea kommunikatsioon. Eeskujud on need, kes kommunikeerivad hästi. Ja. Teeme hüppe siuksesse kohta päris algus. Mis oli sinu esimene töökoht? Minu kõige esimene töökoht oli müües ajalehti. Jah, just, et see oli mu esimene töökoht ja mu esimene tööalane läbikukkumine. See kaup oli väga lühikese elueaga, üks päev. Ma tegin midagi seal valesti, et ma ostsin hunniku neid ajalehti hommikul kokku, ma pidin need päeva peale maha müüma ja ma ei saanud seda tehtud ja siis ma tassisin neid ajalehe virnasid kodu ja siis ma ei tea, need pädanesid seal aastakümneid. Hiljem ma sain teada, et need vist oli võimalik ka tagastada või midagi, aga noh, nii palju sellest. Aga noh, samamoodi ma olin tänaval ja proovisin neid ajalehti müüa ja ma ei mäleta, kas see Õhtuleht või Sõnumileht, üks neist oli. Et jah. Või oli see siis, kui nad juba olid kokku? Ei, nad olid eraldi. Nad olid eraldi, ma olin päris pisik, pisik, ma äkki 10 või midagi sellist. Aga enam ei ole näha tänaval lapsi ajalehti, aga keegi ei loe enam ajalehte ka, et selles mõttes, et see on nagu kurb, et noh, mida ma ka siis oma fotograafiaga proovin teha, et see elu, mida ma tänaval täna näen, seda ei pruugi enam olla 10-15 aasta pärast. Et praegu passivad kõik telefonides, lähed bussipeatusesse, sa näed seal 10 inimest, kõik istuvad ja kõigil on telefoni, vahet pole, kas ta on seal pensionär või just koolist tulnud väike koolipoiss, kõik istuvad telefonis. Võib-olla tulevikus seda enam ei ole, võib-olla kõigil on prillid peas ja võib-olla keegi ei sõidagi enam bussiga. Noh, ajalehest oli juttu, siis mingi 100 aasta taguseid pilte, kus inimesed istuvad metroos, kõigil on ajalehed ees ja keegi ei suhtle oma vahel. Just. Midagi uut ei ole. Et mõnes mõttes see ongi nagu põnev, et just kui meil elu muutub tohutu kiirusega, aga olemuslikult on kõik sama, et kõik on ikkagi proovivad enda seda kannatust vähendada sellega, et viivad oma tähelepanu kuskile teistesse probleemidesse või kuskile mujale, vahet pole, kas siis raamatusse, ajalehte või telefoni. Oma mulli, jah, eemale saada sellest kõigest. Puudutame natukene haridust ka. Et sa oled siin sellest siuksest iseõppimisest rääkinud juba päris palju. Kus sa õppima õppisid? Õppima õppisin ma ise, sest haridustee mul võrdlemisi lühikeseks. 12 aastat koolis käisin, aga 12 klassi ära ei teinud. Palju sai korratud. Tarkuse ema kordamine on ju. Ja võib-olla tänu sellele, et see haridustee osutus väga konarlikuks, kasvaski minus välja see iseõppimine, et kui ma tahan midagi teada, siis ma uuringi, et nagu ma ennist tõin ka näite, et siuksed nagu baasasjad, et kuidas puhata. Mõnes mõttes päris tobe küsimus, aga tegelikult kui nagu teistpidi mõelda, et kas ma olen seda väga lihtsat asja kunagi õppinud või teadlikult süvenenud sellesse,
ei ole, kas keegi on mulle õpetanud seda, ei ole. Kas ma siis peaks seda teadma? No ei pea teadma. Järelikult siin on mingi asi, milles ma saaks ennast nagu harida. Et ja niimoodi on kõikide asjadega, et kui ma ei tea, siis ma saan ju seda teadma, kui ma sellesse süvenen ja uurin selle kohta, et see on meie nagu selle infoajastu eelis, et asjade teada saamiseks ei pea väga palju pingutama. Noh, et nagu see baas kätte saada. Ma mõtlengi, kas või sama see lihtne teadmine, et see, millest sa väsinud on, see, mis mind on ära väsitanud, sellest puhkamiseks ma pean teadma, mis mind ära väsitas ja siis ma pean seda tegevust vältima. Täiesti sihuke baasasi, keegi pole öelnud, kuidas nagu või mis asja. Võib-olla sportlastel on, et kui sa selle, täna oli jalapäev, et ära siis homme jalgadega midagi tee. Et see nagu mõte on nagu sama, aga tegelikult see tuleks veel laiemaks ja suuremaks viia. Korra käis tegelikult, kui me juba neid karjäärikäänikuid rääkisime, siis sa korra mainisid ka seda kuuskede müümist. Jah. Et lehvitame Gerdile kaadri taha, kes teab sind eelkõige kuusemüüjana. Aha. Ta elab seal Kristiine keskuses. Võt. Nii vahva. Aga siis et sul nagu kuidagi nagu see kuusemüüjana teatav mingisugune tuntus käis sellega kaasas sul ja siis sul on teisi suukseid asju ka olnud, et see koroona ajal oli üks. Ja, no võt see ongi, noh, et kui üksteist puha, mida nagu elust, ma nagu lähtun sellest üksteist puha, mida ma teen, ma proovin seda teha enda jaoks nagu põnevaks ja huvitavaks. Sest muidu see võib väga igavaks muutuda. Ja siis kuusemüügiga kuusetormut tervitan. Üks parimaid juhte, keda ma üldse elus kohanud olen. Seda ametit ma nüüd see talv oli esimene aasta, kui ma seda kuusemüüki ei teinud, sest ma olin ikka päris küpsepeast ja naine keelas ka ära. Sest terve detsembri ma olen kadunud. Kogu meie suhte vältel ei olegi olnud ühtegi detsembrit, kui ma ei ole kadunud olnud, nii et ma olin, nüüd oli jah. See oli tema kadunud, aga noh. See ongi elu vist. aga see on hästi, et ei, see kuusemüük, see on nagu fantastlik kogemus, et päevad läbi kuusemüügiplatsil olla ja siis nende kuuskedega tegeleda ja see on samamoodi elu jälgimine, et sest see ongi, vaata, sa küsisid midagi muud, aga mis ma tahtsin öelda, et selliste ametite peal nagu see kuuskede müümine, ma nägin nagu tervet elu läbilõiget, et käis mul mingi kodutu seal hommikul, rääkisime juttu, küsis oma kopikat, et saaks peaparandust, mida iganes. Ja siis läheb mõni tund mööda, siis tuleb mingisugune S-klassi märsuga mingi tüüp sinna ette, räägime temaga juttu, et just kui nagu see läbilõige kogu sellest ühiskonnast käib sellest kuusemüügiplatsilt läbi ja kõigiga juttu rääkida, siis saabki nagu mingisuguse aru saama, mis seisus see ühiskond või elu on parasjagu. Et siuke, kõigil on kannatused, kõigil on hädad, kõik proovivad kuidagi hakkama saada. Ja kõik tahavad kuuske. Kõik tahavad kuuske, et see on siuke päris siuke vahva, aga noh jah, see, et kui mul hakkab nagu igav, siis ma hakkan seda asja enda jaoks huvitavamaks tegema, siis kui see TikTok Eestisse tuli, ma ei tea, selle 5 aastat tagasi midagi, ei, no ta tuli rohkem aega tagasi. Siis ma alguses hakkasin ka seal seda sisu tootma, et ma siis iga päev kuusemüügiplatsil teen video ja postitan seda ja siis ma proovisin siukest nagu inglise keeles on see uplifting, et siukest helget ja rõõmsat sisu toota, mis natukene võib-olla mõne tarkused ära sinna sisse visata, et kui inimene selle ära vaatab, siis ta mõtleb, et kord võib ikka edasi elada, on ju. Ja see kuidagi nagu läks lendu ja siis lõpuks hakkaski kuskilt kaugelt Lõuna-Eestist inimesi tulema Tallinnasse minu käest kuuske ostma, mis oli päris kummaline. Aga tore ka, et siis sai nagu Tartu kuusemeestele natuke nagu puid alla panna, et see on nagu meil see omavaheline tervislik konkurents, et see tegi natuke tuju rõõmsaks. Mis puid sa alla panid? Kuusk ikka. Räägime hirmudest, pöörame täiesti pea pealt, just rääkisime helgetest hetkedest, nüüd räägime hirmudest. Mis hirmudega sa oma kogu karjääri jooksul oled pidanud rinde pistma ja mis sind aitab? Eks vast ikka kõikide hirmudega, et surmahirmuga ja tähelepanu hirmuga ja üksinduse hirmuga ja et kõiki neid hirme on
nii suuremal või väiksemal määral kogetud. Üks nõid ütles kunagi väga targasti, et teadmamees, et hirm on teadmatus. Ja selle nurga alt nagu lähtudes on palju kergem nagu hirmuga tegeleda ka, et mida ma siis nüüd ei tea, et mis on see teadmatus, mis mind hirmutab, et ma justkui nagu pelgan selles teadmatuses nagu hakkama saamist. Me kardame pimedat metsa seepärast, et me ei tea, mis seal ees ootab, aga kui ma tean, uurin metsa kohta, ma õpin metsa tundma, siis see hirm ju väheneb. Ja samamoodi ka nagu teiste hirmudega saab tegeleda, et jah, eks hirm on osa elust, et samamoodi nagu depressiooniga, et ei tasu teda nagu vihata või lihtsalt ignoreerida, et kui tekibki millegi suhtes hirm, siis ma ikka proovin sinna sisse vaadata, et no millest ma siis nüüd aru ei saa, et mida ma ei näe, mis on see teadmatus, mis mind liimist lahti lööb. Ja siis ma proovin seda teadmatust siis läbi iseõppimise või uurimise või mõtestamise struktureerida ja enda jaoks nagu talutavaks teha, et mõndade asjadega tuleb paremini välja, mõndadega kehvemini välja, aga ta võib-olla ongi sihuke elupõline tee, et ja võib-olla ma praegu just taipasin, et mõnes mõttes nagu hirmud ju näitavadki meile seda, mida me elus tegema peaksime või kus poole me liikuma peaksime, et ta on nagu mõnes mõttes nagu suunanäitajad. Täna siia saatesse tulles ka ma nagu veits kartsin ja hirm oli, et mida ma siis nüüd räägin ja võib-olla ütlen midagi, mida ma ei tohiks öelda ja kuidas korrektne olla ja nii edasi. Nüüd ma istun sinna, lobisen sinuga ja tegelikult on päris tore ja et see hirm oli nagu õigustatud, et see nagu ta aitas mul struktureerida enda sees oma mõtteid. Ja ta oli nagu vajalik, et kui ma oleks ta lihtsalt hakanud alla suruma või ignoreerima, siis võib-olla see asi oleks palju kehvemini välja tulnud. Ehk siis, et kui hirm näitab, et sa liigud õiges suunas, nagu... et mõnes mõttes tasub hirme järgida. Et noh, seal kus on hirm, seal ei ole ju mugavust. Aga mugavus toetub minevikule, hirm toetub tulevikule. Ehk siis just kui näib niimoodi. Et kui sul on hetkel vaja puhata, siis kuula seda hirmu ja hoia eemale ja aga kui puhkamine on tehtud, siis mine sinna hirmu suunas või? Põhimõtteliselt küll jah, et puhkame ikkagi seal, kus on turvaline ja tuttavlik kõik, et võib-olla sellepärast reisimine ei töötagi, et me viime ennast võõrasse kohta, kus ongi nagu hirmud asjad, et me justkui nagu tekitame uue kogemuse, me tõmbame ennast rutiinist välja, aga see ei tähenda seda, et me puhkame, et me lihtsalt nagu... Et siis ainus toimiv puhkusereis oleks see, et sa iga kord puhkad samas mingis all-inclusive resort'is näiteks või midagi sihukest. Oleneb, mis ära vesites. Jälle. Oleneb, mis ära vesites. Rutiin, siis unusta ära. Et kui rutiin on ära vesitanud, siis võib-olla just enda teadmatus viskamine on see, mis nagu... elustab jälle võib-olla. Pimedasse metsa matkama. Pimedasse metsa matkama on ju. Kõik muud mõtted, muremõtted lähevad ära, et kui ma ei tea, muruniidukil vaja terad eritada ja ei tea, naabrimees ütles kuidagi kehvast, et siis on nagu see, et kas siin on karu, kes tegi seda krõbinat seal metsa sees. Kujutad sa ette, et sa parasjagu metsas jooksed karu eest ära, kuigi ma ei tea, kui mõistlik see on juba enam, aga et jooksed karu eest ära ja samal ajal aju ketrab, arved maksmata. Muruniidukid ära. See oleks päris hea küll. Et kui karu mind nüüd kätte saab, kes siis mu arved ära maksab? Et võib-olla see inspireerib kiiremini jooksma minesed ja või just aeglasemalt, kuidas kellegi. Ja siis ma ei pea arveid maksma. See on nagu fantast, kuidas iga inimese peas on nagu omaette maailm, kus omaette mõtted ja protsessid kerivad ja nendest ongi teinekord võib-olla väga raske aru saada, mis kedagi motiveerib või käima paneb. Ja teised kunagi ei näe sinna sisse. Ja kunagi ei näe, see on privaatne, see on eriline, see on meile ainult. Mida kasulikku sa oma eelmistest rollidest ja valdkondadest, mida on päris palju olnud, praegusesse kaasa oled võtnud? No ennist oli nagu see nägemise osa, et nägemine on mingisugune läbiv joon läbi mu elu. Palju kas ta on siis nõnda nimetatud selgelt nägemine või inimeste vaatlemine. Et see on olnud alati läbiv ja
ja eks igast ametist tuleb kaasa mingisugused kilded, kui kuusemüügist tuli kaasa see müügiosa ja võõraste inimestega vabalt suhtlemine ja kõik see. Või kui mingi kuskil tehases töötada, et nagu nähagi, et see kõik ka tegelikult on nagu sihuke suurem protsess, et lihtsalt asjade tegemiseks teinekord on võib-olla väga palju samme vaja ära teha, noh nende lillede puhulgi. Et igalt poolt, et kui on nagu sihuke nagu ma proovin nagu hoida seda avatud meelt, et ükstaspuha, mis ma siis nagu teen, et ma enda jaoks proovin sealt nagu seda maksimumi saada, kasvõi lihtsalt ka nagu mõtteliselt, et näha ja õppida sellest, et see ongi nagu selle tervikulund, kus ma täna olen ja mõnes mõttes see aitab sihuke loomingule ka kaasa, et ma vist näen nagu rohkem detaile tänu oma minevikule ja hindan rohkem seda, mis me ümber on, et kui ma oleks lihtsalt õppinud pildistamist kuskil koolis ja muud elus ei olekski teinud, siis ma ei näegi ju midagi elus. Et noh, seal on nagu plussid ja miinused on ju, et kas ma siis olen mingi valdkonna spetsialist ja tean mingit asja läbini ja lõhki, ei ole. Et ma tean paljusid asju natuke. Ja see, noh, see ongi nagu kuidas keegi, et meil on vaja nagu neid väga koondunud arusaamadega inimesi ja meil on vaja neid ka, kes nagu laialt natukene kõike teavad. Ehk generaliste. Generaliste, jah. Kui sul oleks ajamasin, millega sa saaksid oma karjääri piires liikuda, siis mis punkti sa tagasi sõidaksid ja mis nõu sa endale annaksid? Mul oli jube hea vastus sellele küsimusele, aga selleks meelest ära. See on nagu mingi häda, mis mul on tekkinud, mis on vist generalistide häda äkki, kui ma nüüd üldistan ja liialdan. Aga olles nagu nii palju inimese elus näinud, siis ma enam ei tunne kedagi ära. Mis on nagu sihuke nagu huvitav probleem, et inimesed tulevad ligi, tšau, kuidas läheb värk-särki. Nagu nägu on nagu tuttav, aga ei, ma ei vii kokku nagu. Et noh, see ongi see, et kuusemüügis nagu päevast päeva inimesi, hullumajad. Vahepeal ma töötasin ühes kõrtsus nimega Levist väljas, olin turvamees seal sai igasugust karvalisi ja sulelisi näha. Et ja nüüd olles tänavafotograaf, nagu kogu aeg tänaval inimesi nähes, et nagu mingis osas on nagu mõistus väga isoleeritud, et ma nagu ei näe või ei tunne enam ära, et ma siinkohal ka vabandan, kui ma kedagi ära ei ole tundnud. Seepärast, et ma ei tea, miks ma enam ei tunne ära inimesi, et kõik inimesed on inimesed, vahet pole mis ametipostil või jõukusastmel, et kõik on nagu ühesugusteks muutunud minu peases olemuslikult, et ja see on muidugi ka veits sihuke kummaline, et eks neis kuhu see mind viib. Aga kui mul nüüd aga ajamasin oleks, no üks asi, mis on nagu veits jäänud painama, mis on nagu tänu sellele, et ma seda ei teinud, ma olen siin ja ma olen selle üle rõõmus ja tänulik ja nii edasi. Aga siis kui see pagana krüptoraha tuli, siis ma tahtsin osta seda, see oli aasta 2011 ja ta just tuli ja ta maksis kopikeid. Ja ma tahtsin seda osta, tahtsin teda vist paarisaja euro eest osta mingisugune 100 000 tükki või midagi sellist. No ta maksis sente alguses, ta oli päris alguses. Kurat, mina ei saanud selle pangakaardi asjaga hakkama, et seda krediitkaardiga kuidagi neid osta. Jagelesin küll mitu päeva, ei, ma lõpuks andsin alla. Et see on nagu pean mõtlema, et aga kui ma oleks ikkagi surunud ennast läbi ja need ära ostnud, et kui ruttu ma need oleks maha müünud, et kus oleks mul nagu see ahnuse ja ahvatluse piir nagu jooksnud ja nii edasi. Sest ma mäletan, ma istusin seal arvuti taga, mingi vana arvuti oli veel ja mul see veebileht oli lahti, kus neid osta. Siis ma kuidagi nagu see internetipangandus veel nii hästi töötanud ka ja kuidagi nagu mingi jagelemine oli ja et ja aga ei, ma vist ajamasinat ma aga kas ma võiks teistega konsulteerida selle ajamasina kasutamise osas? Ikka võib. Sest siis võib-olla ei kasutakski seda enda jaoks, vaid nagu teiste jaoks, et kas oleks mingid asju üldse minevikus, mida oleks võimalik muuta, et kas oleks võimalik seda Ukraina sõda ära hoida või oleks võimalik veel kaugemale minna, mingit veel suuremat konflikti ära hoida. Või kuidagi nagu kasulikumalt seda rakendada, et see on nagu noh, mis ma seda enda elu ikka muudan, et mul äkki saaks midagi nagu suurt ja ilusat teha, et
et ma ei teagi, äkki ütleks Sokratesele, et kuule, et ära seda küll söö, et see on mingi hapuvärk. See viib sind hauda, et äkki kirjutaks ikkagi mõned su mõtteterad üles, ma tean, et sa oled selle vastu, et või. Aga äkki me läbi mõne ajaränduri teamegi hoopis tema mõtteid. Jah, eks aja üle on oma jagu mõeldud, et mis see aeg üldse on, jah. Et jah, et kui sa mulle ajamasin annaks, siis ma ei teagi. Sa ei lubaks midagi. et see noh, et praegu ei ole olukord veel nii hull, et kui me nagu tagasi läheks, siis me ei teaks, kuhu see viiks. Tekivad need ajaprobleemid on ju, et kui me hoiamegi mingisuguse suure sõja ära, noh, sellele võib mingi velulemasi järgneda, et kas see on nagu siuke ahel. Et kas see liigutus minevikus teeks seda elu paremaks, noh, kurat seda teab, on ju. Jah. Kui see praegu oleks meievaheline töövestlus. Jah. Kandidaat Keit. Tervist. Räägi, kui me su tööle võtame, mis riskidega me peaksime arvestama? Ma ei pruugi õigel ajal tööle jõuda. Siia jõudsid küll ilusti. Ma ise ka imestan selle üle. Okay. See on mingi haruldane asi, mis on mul elus viimased paari nädalaga nüüd juhtunud, siis kui ma see 1300 sai täis, ma olen hakanud õigel ajal õigetesse kohtadesse jõudma ja see mind täiesti liimist lahti löönud, sest mul ei ole probleemi teha ületunde, mul ei ole probleeme pingutada ja nii edasi, aga vot mul on suur probleem õigel ajal tööle jõuda. Ma vabandan kõikide ma eelnevat ülemuste eest, kui te juhtute kuulama. Ma ei tea, miks see on, aga see on mingi asi, mis mul on elus kaasas käinud, aga te kõik olete näinud seda, et ma võin ületunde teha. Et ma võin selle hommikul hiljaks jäämise tasa teha. Kompenseerid. Ma ei tea, miks see nii on, et rääkisin ka Kuusemüügi ajal mul seal üks tuttav psühholoog käib juba aastaid Kuuskostmas, naisterahvas hästi tore, hea läbisaamine. Ütlesin ka, et võt siuke mure, et pagan iga hommik jään hiljaks, et või no mitte iga hommik, vahest jõuan õigel ajal ka, aga kipun juba tihti hiljaks jääma, et mis häda see võib olla ja siis ta vaatas mulle sügavat silma ja need vanem naisterahvas, et noormees. Kuidas ta ütleski, et miks te ei taha siia reaalsusesse ärgata? Jah. Et mis sulle selles reaalsuses ei meeldi, et sa ei taha siia tagasi tulla? Et küsimus ei ole mitte selles, mis sind öösiti üleval hoiab, vaid mis sind hommikuti takistab ärkamast. Mis mind takistab ärkamast, sest kui on nagu mingi väga põnev asi ees olemas, siis ei jää isegi ju vaata magama, et see, et tasub nagu suu lahti teha ja rääkida inimestega, et iial ei tea, et noh, see on ka mind mõtlema pandud, et kuule, aga võib-olla tõesti, mul on nagu mingisugune konflikt selle reaalsusega, et kuidagi nagu ei taha kohe üldse ärgata. Jätkame tööintervjuu küsimustega. Mis on su karjääri kõige suurem ämber ja mida sa sellest õppisid? Eks vast see Bolti takso maha kandmine vast oli ämber, selles mõttes, et ma ei lugenud seda lepingut nagu hoolselt läbi, et seal kuskil oli see mingi linnuke, kus tuli kasti sisse, tähendab oli see kast, kuhu sisse tuli linnuke panna, et autol kasko peal oleks. Ja peale seda ma olen väga hoolselt hakanud lepinguid lugema, et see oli siuke kallis õppetund, aga ta oli vajalik õppetund ja ta oleks võinud ka kallim olla, et nagu elu läbilõikes, et ja kas ta siis nüüd on ämber, et ma sellest õppisin, et ma tegin ju selle enda jaoks nagu vajalikuks ja kasulikuks, tähtsaks, oluliseks, see aitab mul nagu elus edasi minna, ta on juba aidanud. Nüüd kui see fotoasi on nagu lendu läinud ja mingid rahvusvahelised koostööd asjad on tulnud, siis sinna lepingutesse kirjutataksegi igasuguseid vigureid sisse, et mis loodetakse, et jäävad märkamatuks. Et selles mõttes ämber on juba hea tööriist. Absoluutselt. Just. Ämbritest õpib, on ju. Et loodame, et nad väga ebamugavad meil elus ei ole. Natukene nad on, aga et nad nagu, jah. Ta võiks olla rohkem jalakujuga, siis oleks mugavam temaga ringi kõndida. Jah. Ütleme niimoodi, et ämbrisse astudes ei ole eesmärk siin seda jalga ämbrisse jätta, on ju. Just. Et jalg tuleb välja võtta sealt ämbrist ja mõelda, et kurat, kuidas see siis nüüd niimoodi juhtus, et see jalg nagu läbimärjaks sai. Et mida teha edaspidi, et ma kuiva jalaga saaks edasi minna. Väga õige. On sul mõni ebapopulaarne arvamus? Mul on neid päris palju, aga ma olen õppinud selles kohas oma suud nagu kinni hoidma. See on päris hea oskus. Jah. Olen märganud. Et
et kui me natuke hakkame nagu kommunikatsiooni üle mõtlema ja suhete üle mõtlema ja nii edasi, et sealt need nagu ebapopulaarseid arvamusi saab väga palju tulema. Aga ma ei ole veel, ma ei tea, kas ma viitsin praegu hakata nagu kaklema igasugustega, et olemuslikult kommunikatsioon on lahendamata probleem ja isegi kui tuua ebapopulaarseid arvamusi välja, siis tänu kommunikatsiooni erroritele need lihtsalt võimenduvad ja suurenevad ja siis noh, lahendust ei tulegi. Et jah, neid arvamusi. Okei. Mis su unistuste töö on? No ma praegu proovingi seda enda tööd kuidagi unistuseks teha, tähendab seda unistustööks teha, et ma olen hakanud aina rohkem mõtlema selle üle, et äkki kuna ükstaspuha, mida ma teen, see viimasel ajal kipub kuidagi nagu populaarseks saama. Ja mul see kuidagi see nägu või olemus näib inimestele meeldivat või kuidagi lohutavat või inspiratsiooni pakkuvat, et äkki ma saaks seda kuidagi kasulikumalt kasutada ja mul on hakanud meeldima see mõte, et äkki mul oleks võimalik tuua siia maailma nagu valgust juurde, et helgust, soojust, toredust. Ja ma nüüd ketrangi oma pea sees, et kas oleks võimalik teha näiteks YouTube'is mingit vlogi moodi videosi järjepidevalt, kus näidatagi nagu elu sihukest rõõmsamat poolt, et tehagi mingi video sellest, kuidas näiteks kuskil Bulgaarias mingi vana ema teeb lihapirukeid ja kõik on tore, et veits vist tahaks võidelda selle edukultuse vastu, et kui sul ikkagi ei ole suurt uhket Lamborghinit ja kõik see nagu midagi, mis see koondsõna, millega seda kokku võtta, et tuua nagu neid olemuslikemaid väärtuseid tagasi, sest meil on hästi suur just ka nagu selle sisukriis, millesse me oleme sattunud, et mis asi on eestlane, on ju. Et kui meil oleks vaja näiteks Eesti eest võidelda, siis mille eest me võitleme, on ju. Ja kuidagi nagu leida üles neid inimeseks ja elamiseks olemise aluseid ja siis nende peale ehitadagi mingit videosisu. Et mul meeldiks, kui ma kuidagi suudaks välja nuputada ja hakatagi tegema nagu, et olekski mingi videoklipp, sa vaatad selle ära ja peale seda mõtled, et võib edasi elada. Aga ma ei tea, kuidas seda veel teha, mul mingi mõtted on hästi palju hirme ja siis noh, et siis jah, just täpselt, et kuidagi ma ei tea, tahaks nagu mingit sihukest nagu päris asja nagu tagasi. Lapsepõlveunistused sa juba ütlesid enne välja, et meremees, eks? No see oli jah, ametiunistus jah. Siis enne kui me päriselt otsad kokku tõmbame, natukene tuleks korra selle sinu Instagrami karakteri juurde tagasi. Et noh, minu jaoks ta võib-olla esimese asjana tuletas ta mulle Mr. Beani meelde selles mõttes, et ka sihuke sõnad, et ta puhtalt nagu Rowan Atkinson ehitas selle füüsilise komöödia peale üles, on ju. Ja enne töötas rahvusvaheliselt ja tema jaoks oli see nagu sihuke tippsaavutus. Noh, ja ma usun, et ka nagu populaarsuse mõttes ja edukuse mõttes oli. Kust sinu see karakter sündis? Ja võib-olla sa teed korra natukene. Ja mul on see, mingid sõnad on tekkinud nagu vaba ja siis ja mingid asjad. Need on iseeneslikult tekkinud, aga see vundament oli nagu selles, et siis kui ma sain aru, et ma pean seda videosisu hakkama ka tootma. Inglise keel on mul enda arust kehva. Kui nüüd ma kui olen ka rahvusvahelises mingi podcast asjades käinud, siis tagasiside on olnud, et aktsent on tugev, jutt on selge, et siis nagu see peab mõtlema, võib-olla nii hull ei olegi, et võib-olla ma olen enda pea sees selle hullemaks mõelnud. Et kuidas luuagi sisu ilma keeleta, et kasutadagi seda ürgkeelt ja siis loomeprotsessil aitab kaasa ka see häälte tegemine, et ei ole nagu vaikselt oma ette, et kui ma olengi üllatunud, siis ma nagu proovin ka seda väljendada isegi kui kedagi ümberringi ei ole, kas venda jaoks on, sain hakkama päris hea nagu, mis asja, et aga ei, see võrdlemine alguses korraks oli nagu imelik, aga siis ma mõtlesin, et see fototeekonnal kuidagi juhtuski niimoodi, et
et siis kui ma neid videosi hakkasin tegema, siis paljudele see mõjus inspireerivalt ja siis hakati mind järgi tegema ja siis hakati mind võrdlema, et mind ongi siis nagu võrreldud Mr. Beaniga, siis sellest Lammas Shauni multikast, vaata mis see plastiliinist tehtud on, seal oleva farmeriga ja miskipärast Türgi president Erdoganiga. Viimasest ma aru ei saa, kõigest ei peagi elus aru saama, nii on lihtsalt ja ma lihtsalt, et eks näis mingi hetk peaks Türki minema, vaatame, mis siis juhtub. aga noh, siuksed nagu, see ongi see, et kui sa hakkad asju tegema, siis hakkab asju juhtuma, mida ette ei näe, siis see ongi põnev, on ju. Tal vist olid ka vuntsid. Tal on ka vuntsid, jah. Aga noh, rohkem seoseid ma ei näe, on ju. Et aga see, et mina ei näe, ei tähenda seda, et teised seda ei näe. Ja siis noh jah, aitäh vist. Ja lõpetuseks, kui kuulaja peaks nüüd sinu loost ühe asja endaga kaasa võtma, siis mis see võiks olla? Järjepidevus viib sihile ja uudishimu teeb huvitavaks. Et see, et ma 1003 päeva järjest iga päev postitasin ja toimetasin, noh see viiski mind selleni, et see asi lõpuks kasvas nii suureks, nagu ta kasvas. Et järjepidevus on see võti elus, mis avab need igasugused uksed ja ei tohi nagu järgi jätta ja ei tohi nagu peljata ka seda, et nagu nüüd ebaõnnestus. Pidigi ebaõnnestuma, sa ei osanud, kus õpetas keegi või, arvatavasti ei õpetanud. Ja kui õpetas ja sa tegid selle järgi, see ei töötanud, järelikult õpetas valesti, siis tuleb edasi minna. Et seda me näeme ju spordis hästi palju, et noh, trenn kogu aeg teevad trenni ja siis lõpuks toovad tulemusi ka, et see kõikide asjadega elus, et järjepidevus. See on nagu mingisugune eriline asi. Ja siis see uudishimu ka, et see kõige vastu uudishimulik olla, miks nii on ja miks ei tööta. Sest see, et kui ma võtan näiteks selle enda selle fototeekonna ka, siis 1003 päeva, neid ebaõnnestumisi seal sees on olnud ikka väga palju. Ja noh, mingi hetk, kui neid ebaõnnestumisi järjest tuleb, siis see muutubki loomulikuks osaks sellest protsessist, et kui alguses nagu pelgab neid ebaõnnestumisi, vot nüüd ma teen selle kodulehe valmis ja siis on mul kõik hästi. Siis saab see koduleht valmis, mitte midagi ei tööta ja see on nagu, kurat, okei, siis tuleb ümber teha, mis ma siis valesti tegin. Et ma arvan, et arvestadagi sellega, et 10 korrast 9 korda ebaõnnestud. Ja ebaõnnestudki sellepärast, et ise oled loll lihtsalt ja ei teadnud. Aga peale 9 korda ebaõnnestumist tead juba palju rohkem. Sa tead, mis ei tööta. Ja minu arust see on palju rohkem väärt kui see, et sa tead, mis töötab. Aitäh, Keit. Aitüma, see oli küll vahva. Ja aitäh, kuulaja. Ja karjäärikäännakud lähevad nüüd väiksele suvepuhkusele, aga järgmised karjäärikäännakud juba mõnel järgmisel neljapäeval. Karjäärikäännakud.